kellelgi nagu enam ei ole väga raha, vaata isegi riigil ei ole enam raha. Igasugu asju tõmmatakse koomale, noh. Ja mul on täiesti suva, kui nad võtavad hariduselt või tervishoiult raha ära. Aga mis öeldi, et mis järgmine aasta kokku tõmmatakse, on presidendi pall. Kätlemistseremoonia jääb ära. Ja on nagu, mis mõtet meie riigil siis enam on? See on ju meie lemmik meelelahutus lihtsalt, eestlasele meeldib 3 tundi lihtsalt. Saame vaadata, mis kellelgi seljas on ja istub halvasti seljas. Sellepärast meie vaaresad surid vabadussõjas, et meie saaks praegu kritiseerida teiste kleite. Ja sa ütled, et enam ei tule seda, sest raha ei ole. Ja ma ütlen, et aga mõtle välja. Eesti rahval on vaja seda asja. Mõtle välja, kui raha ei ole. Mõtle, mis mujal tehakse, kui raha ei ole. Pane reklaami vahele. See on ju ülilihtne, kuidas teha see. Näiteks, et ongi see tseremoonion ja siis tuleb, ma ei tea, Kaja Kallas, Jüri Ratas ja siis tuleb mingi Olibeti kostüümis tüüp. Istub Mart Helme. Lihtne, või siis pane juba kõigile logod peale, lihtsalt pane kõigile logod peale. Alati on pärast need Elu24 need intervjuud, mingi vau, mis disainer kleit teil, kas see on nagu Reet Aus või Tiina Talumees? Ja siis on nagu, see on Remi kilekott. Või siis, mis sa võid isegi teha, on see, pane presidendi kõnesse reklaami sisse. See on ju ülilihtne, minu Karis näeb välja ka nagu tüüp, et ta loeb ette ükskõik, mis sa kirjutad. Lihtsalt on seal poodiumi taga, et kallis Eesti rahvas, nagu ütleb Võru vanasõna. Nuts, lõbu ei ole õnne küsimus. Küsimus on see, et kas sa piima, Alma piima ka võtsid. Ja kui sa võtsid, siis ma võin olla kindel Eesti rahvas, et see aasta tuleb meil parim suvi. Kuulge, ma olen Ardo Asperg, sulle tädelu.